Sa oled kindlasti ju ühel hetkel oma elus näinud, et mõne su auto tuleklaas on kas siis selline tuhmunud, on see sisse tekkinud praod või täielikult katki läinud. Ja sa oled mõelnud, et las ta tühi olla, et tuli on ju kallis. Jah, tõsi. See tuli on kallis siis, kui sa lähed ostata poest, esindusest, kust iganes. Aga kas sa teadsid, et tulesid saab ka taastada ja remontida ja seda oluliselt odavamalt, kui päris tutikana teda osta. Ja et seda kõike, seda tausta teile tutvustada, tulime Tartusse RR Workshopi, et kogu see teema nüüd pulkadeks kenasti lahti võtta. Peamiselt siis tegeleme tuleklaaside vahetusega, see on meie leivanumber, aga satub ka päris palju sisse siis päevasõidutulede remonti, korpuste vahetusi, Xenoni luupide vahetusi, ühesõnaga kõik, mis on autode tuledega seotud. Kui problemaatilised see Eesti autode tuled on? Pigem on nad problemaatilised. On autosid, on mudeleid, mis on rohkem problemaatilised kui teised. Et BMW-sid, Mersusid, Audisid, Volvosid käib meil palju. Tegelikult rohkem kui näiteks Kiasid või Renaultsid või selliseid asju. Volvo V90 nurgast siis jooksevad klaasile mõrad sisse. Siit jookseb siis niiskus sisse ja saabki see tuli kahjustatud. Kuna tal esistange kinnitub nende nupsude peale siia, siis kui esistange saab mingisuguse väikse löögi, siis hästi tihti on murdnud siit ühe selle naga ära. Samamoodi jälle jookseb niiskus sisse, tuli saab kahjustatud. Kui siia vett nüüd piisavalt palju sisse koguneb, siis lõpuks need moodulid, asjad, mis tule küljes on, saavad kahjustada jällegi, läheb asi kulukamaks. See auto on läbinud väikse avarii, tal on siit pealt on tegelikult üks kõrvakene katki, klaasi peal on samamoodi erinevaid kriime, väikseid mõrasid asju, et siukse tule me tegelikult saame väga edukalt korda teha. Selle tule remont läheb meie juures circa 400 eurot. Ma peast ei ütle, mis selle tule nii-öelda letihind on uuena, aga ma pakun, et see võiks jääda sinna 5-6 000 euro juurde. BMW on tegelikult väga problemaatiline selle koha pealt. Kuna enim levinud auto on BMW-l on ju 5 seeria, kui me räägime siis sellest F-seeria generatsioonist, siis seal on see, et tuleklaasid lasevad tegelikult korpuse küljest lahti, see tagumine nurk. Ja kui me nüüd räägime G-seeria BMW-dest, siis seal on päevasõidutuli, ehk siis need rahvakeeli inglisilmad. Enamjaolt sisemine inglisilm põleb ära, ehk siis muutub kollaseks. Ja ka siuksed asjad tegelikult saame kõik korda teha. Üks asi on vajaduspõhine, teine asi on tahtmisepõhine. Sa tegelikult ju tuunid ka neid. Jaa, tuunime ka tegelikult. See on muidugi nüüd natuke teistsugune teema, et see läheb pigem siuke autoentusiastide kategooriasse, aga tihtilugu need tule sisetoonid, värvid, mis iganes ei kattu sellega, mis on auto üldine pilt ja on kliente, kes soovivad selle tule sinna ilusti sobima panna. Milline selline äge töö sul endale meelde tuleb, et mis sa teinud oled? Võib-olla oligi üks Mersu AMG GT, millel siis olid kollased supportid, kollased turvavööd, kollased õmblused autos. See tuli, mis siis sai tehtud, sai ka sinna pandud seda kollast touchi sisse ja tegelikult lõpuks, kui see auto kokku sai, see oli väga äge. See oli tõesti äge. Kui inimene toob meile sellises seisus tule, kui meil on varuosad koha peal olemas, me saame sellise tule ikkagi päevaga korda. Et hommikul tuli meie juurde, kas siis koos autoga või ainult tuli ja õhtul 5 oleme ikkagi enamasti selle tulega mäel, et saame ta ära anda. Kas sinu puhul on ka vahet, millisest tulest me räägime? On see Xenon, on see LED? Xenon tuled, LED tuled, lasertuled, kõik võtame vastu. Meid saab leida tegelikult kas siis läbi Facebooki, läbi Instagrami, RR Workshop või siis aja broneerimiseks läbi kodulehe rrworkshop.eu.